Alates kolmapäevast ehk 1. juulist muutuvad suurpõllumeesteks need aiapidajad, kelle põllulapp on suurem kui pool hektarit või kelle kasvuhoonete kogupindala on suurem kui 100 ruutmeetrit. Selle teavitamisega kaasneb ka näiteks enesekontrolli plaani koostamine. Talupidajate keskliidu juht nendib, et pool hektarit kõlab suurelt. Aga kui keegi kasvatab endale talvevaru ning väga erinevaid aiasaadusi, siis on see piir kergesti saavutatav ning saaki võib tulla palju, kui hästi teha. See määrus nüüd kehtib selle kohta, kui seda toodet müüakse otse tarbijale või siis ka jaekaubandusse. Kui sa enda jaoks kasvatad, siis täna nemad õnneks jäävad sellest veel välja. Mida see takistab on kindlasti see, et kui meil ongi suurem kasvuhoone, mul tuleb sul tomatit ja kurki rohkem ja ma saaks oma küla kogukonnale siis vaevatasuks ära müüa, siis neid puudutab see kindlasti ja see kindlasti kaasa ei aita sellele köögivilja ja väikepõllumajandusele. Võrumaal elavale vabakutselisele ajakirjanikule ja volikogu liikmele meenutab see möödunud aegu, kui võim käis kontrollimas, palju perel põllumaad on. Käiski mõõdeti ära põllu ääres, kas sul on 0,6 või läheb sealt natuke üle ja oligi meeter või 2 üle ja seda arutati igal kevadel ja sügisel, kui palju tohib künda ja kui palju ei tohi künda. Ja meie peres konkreetselt oli niiviisi, et me elasime vanaema vanaisaga koos ja siis vanaema ja vanaisa olid eraldi leibkond. Sest kui see külanõukogu küsitleja või see üleskirjutaja nimetati, teda üleskirjutaja tuli, siis ta ju küsis täpselt. Kas te sööte koos? Kas te majandate koos? Ja ema ja vanaema eitasid seda, et nad kõik söövad eraldi, eks ju. Kui küsida ministeeriumilt, mis on probleem, mida lahendatakse, kõlab vastuseks toiduohutus. See oli siis vajalik sellest, et kuna ma juba ütlesin, et tegu oli üsna vana määrusega ja see, milliseid koguseid siis otse tarbijale või siis jaemüüki ettevõtjad andsid, on ajas kasvanud ja muutunud ja seetõttu me siis seda ka korrigeerisime neid koguseid. Täna ma näen, et ei ole probleemi ja kui me räägime sellest, et kus see määrus üle võetud on, siis see alusmäärus Euroopa Liidust, siis selle üks peamine eesmärk on kolmandatest riikidest tulnud köögivilja ühtlustamine siis Euroopa Liidu nõuetele, mitte kohaliku väiketootjatele siis piirangute panemine. Riitari sõnul on nüüd aga maapiirkondades väga palju segadust, sest ka pressiteadetest on raske aru saada, keda täpselt see muudatus puudutab ja mida keegi tegema peab või ei pea. Ma ausalt öeldes ma olen vist 10 korda teda lugesin, sest ma katsusin ise ka aru saada, et mis siin siis nüüd nagu öeldakse. Ja keda see puudutab ja ega, ma ei saanud siiani aru. Sama määrusega muutusid ka kanapidamise reeglid ja seda leebemaks. Enne oli väiketootja piir 50 kana, nüüd võib olla 100 kana.